tere, tere, müstilise šamaani ennustuskaartide kuulajad ja vaatajad. Täna mängin koos müstilise šamaani ja koos Skorpioniga, Skorpioni energiaga detektiivi. Kas sa teadsid, et väga paljud Skorpioni esindajad ongi detektiivid? Nad võivad töötada ka muidugi psühholoogina, aga nad ju uurivad. Nad võivad laboris uurida, nad võivad ka politseis töötada. Nii et see selline sisseminek ja uurimine on neile väga omane. Teine, mis on huvitav just praegusel ajal, et Merkuur läheb meil retrograadseks. Ja mis see on? See on jälle tagasivaatamine, aga kui me mõtleme, et mida siis detektiivid ja mida uurijad teevad, siis nad ju vaatavad, et seda olukorda, mis praegu on ja miks see olukord on tekkinud. Nii et selline detektiivi töö siis koos müstilise šamaani kaarditega. Ja kuna on niikuinii Skorpionist jutt ja juba Merkuurist jutt, siis teen 12 tähemärgile, aga pikka juttu ei aja. Pigem on see, et mina annan sulle selle mõtte. Vaata, kas see sinu selle mõttega kokku läheb. Kas see on see, millega sina pead tegelema ja kui pead, siis hakka tegelema. Esimene kaart. Jäärale tuli, noh jah, jäär see meil tuleelement on ja kardinaalne ja kohe tahab tegutseda. See on minu jaoks täiesti suhtekaart. Kaardin on ette tõmmatud, tugeva hooga ette tõmmatud ja selline et isegi kui keegi on püüdnud seda kardinat nagu praotada, siis sa isegi ei lase seda praegu seda lahti. Et see kardin peab niimoodi ees olema ja mulle tundub, et just suhteprobleem ja siin on ikkagi mehe ja naise vaheline suhe, see ei ole töösuhe, see on nagu intiimsuhe, mis on katki läinud, ta ei olegi katki läinud, siin on mingisugused täiesti arusaamatused. Armukadedust, sellist mingisugust viha hallloovust on, vahet ei ole. Siis võta see novembrikuu, see Merkuuri tagasipöördumise kuu ja vaata üle, miks see suhe, miks sa seda kardinat üldse eest ära tõmmata ei taha, miks sa ei taha selgust saada selle suhtega ja isegi kui sa hoiad viha enda sees, siis vaata see lõke põleb sul siin, siis see tuleb lihtsalt ära lahendada, sellepärast et sul endal hakkab ka parem. Sõnnid. Mida sõnnil on ka siin mingisugused, kui sul on olnud praegu selline hea periood, kus sul äris on läinud hästi. Selline tunne, nagu pea oleks sul pilvedes olnud ja kõik nagu läheb nagu ilusasti. Sa oled nagu rahulikult ajanud oma äri ja kõik on okei. Siis ma näen siin, et sellegipoolest, et sa tunned ennast nagu hästi, oleks vaja mingisugused lepingud siiski üle vaadata just siin Merkuuri retrograadsel perioodil. Kui sa oled mingit teksti, nagu selline tunne, nagu oleksid sa valet pidi teksti lugenud. Või sa ei ole mingisugust teksti tähele pannud. Vaata üle ka see, et kui praegu antakse nagu digiallkirju saame anda, aga ikkagi vaata, kas need osapooled, kellega sa oled äri ajanud, kas seal on korrektsed allkirjad. See on ka ja
mulle tundub, et sa oled ise juba natukene kahtlustama midagi hakanud, sa oled mingisugust jutuajamist juba pidama hakanud. nii et praegu Merkuuri periood toob sulle uuesti selle välja, lahenda see ära. kaksikud. kaksikud, kui sina oled alles hiljaaegu kas uuele tööle läinud või uut õppimist, siin on nagu mingisugust hästi uut energiat on sees. Äh, see, kuidas ma ütlen, uus energia on sees, aga sa ise tunned ennast nagu kala kuival. kas on see, et see tegelikult ei rahulda sind, et sa vahetasid tööd või läksid sellele tööle, või on ka selline tunne, et sa hammustasid liiga suure ampsu, et sa ei saa hakkama. siin on selline energia. kui see sind kõnetab, siis on Merkuuri periood see aeg, kus hakkad nüüd ümber vaatama, miks sa selle töö valisid ja mida sa seal parandada saad. siin üks abiline on sul kindlasti, kelle käest küsida. aga kuidagi, kas sa ei julge küsida või mitte sa julgeksid küll, aga sa vaatad tema nagu alt ülesse ja sulle tundub, et sul on nagu piinlik küsida mingisuguseid küsimusi seoses siis kas töö või õppimisega, kuigi töö tundub rohkem kui õppimine, aga võib ka see olla üks uus. nii et mõtle, kes on sinu autoriteet, kellele sa vaatad alt ülesse, siis mine küsi tema käest nõu. Vähk, mis on vaja? nii, kus on vaja detektiivi tööd teha siin? selline tunne, et sa oled niigi palju lahti harutanud erinevaid suhteküsimusi. võib-olla sa töötad psühholoogina või terapeudina, selline hästi palju sellist killustatud energiat on sul siin. ja sa ise no ei ütle, et sa oled väsinud, aga sa võtad seda asja väga-väga tõsiselt ja väga nagu suure südamega. ja vaata siin sina pead küll sellist tööd tegema, et kuigi sa oskad nagu teistele ütelda, et ära võta südamesse, siis sina ise oled kellegi teise elu, kellegi teise sündmuseid, emotsioone võtnud endasse. nii et siin Merkuuri sellel retrograadsel perioodil vaata üle täpselt vaata üle, kirjuta välja, mis on sinu energia, mis on kellegi teise energia ja lase lahti. siin ma näen, et sa oskad lahti lasta ja siin kõik need killukesed, aga kiiremini tuleb peale, enne kui sa suudad lahti lasta. nii, järgmine on meil, kes see siis meil oli siin? Vähk, nüüd tuleb lõvi. nii. sina, lõvi, mul siin on küll ravimiratas aga mina näen praegu sellist, see ei ole malelaud, aga siin oleks nagu keksukastid hoopiski. ja kellega sa seda keksu mängid? siin on natuke sellist hästi mängulist energiat on siin tõesti sees, et on nagu kerge hüpata. aga sa oled selles ühes kastis kinni. kus kohas sa kinni oled? nii, mis detektiivi tööd sa pead ise tegema? kus on, oota, ma vaatan veel hästi hoolega. kui sul on kolimisteema, võib-olla ongi, need on need kolimiskastid hoopiski siin. kolimisteema on siin. sa ei tunne selle nüüd nagu päris hästi ennast, jah.
siis ma ütlen, et ära sellel perioodil praegu koli, sest need asjad võivad muutuda. Tõmba praegu pidur peale. Kui on ühest kohast vaja teise minna või siin nagu reisimist ei ole, siin on ja muidugi kohver on ju ka, kui on näiteks reisimist või ühest kohast teise minekut, siis praegu ma ütleks sulle, et ära mine. Tee enne tõesti detektiivi töö, vaata, kas kõik igasugused asjad sobivad, kas dokumendid on korras, kas ma ei tea, hotell on korras, kas lennupiletid või piletid on head ja kui sa kolid maalt linna või kuskile, siis vaata üle. Ma ei tea, selline tunne on, et sa pead nagu katust vaatama, vaata, kas katus on ikka kindel ja kas noh, vaata, lepingud on ka ju nagu meil mingisugune kate, et vaata lepingud üle või see koht, kui sa ostad midagi, vaata, et ei tilguks midagi, et selline, et selline tunne, et sa ei saa praegu veel kindla peale minna, jah. Neitsi. Nii, mis detektiivitööd ja mida sa peaksid siis uurima? Tuli selline sõna nagu kaamel kõrbes. Võib-olla on sul tõesti vaja rohkem vett juua praegu, aga mingisugused emotsioonid, juhul kui sul on koduloomad ja koduloomadega on mingisugune probleem, pöördu arsti poole. Võib-olla sa võtsid alles uue kodulooma, siis püüa temaga harjuda. Siin on just selline näiteks kui ma räägin kassist, et võib-olla ta istubki nurgas ja ei lase praegu pai teha, et sellised äkilised suhted loomadega, äkiline koer, kes võib hammustada, aga samas on ka see, et mulle tundub, et sa oled iseenda ümber natukene närviline, nagu hammustaksid ise kedagi, noh, kas või sõnadega või sellist väga äkilist, aga nüüd on see, et uuri välja, miks sul tuju on paha. Sul on tuju paha. Mingi hiljutine sündmus on pannud sul sind õhku ahmima ja sellepärast on süda paha. Nii et mina võin teada seda sündmust, aga sina mõtle see välja, sest see on see koht, kus sina hakkad detektiivi mängima. Nii, mis on siis vaja Merkuuri ajal nüüd siin natukene ümber vaadata. Kas oled enda ümber natuke rasva kogunud? Selline tunne on, et vaja oleks midagi lahti lasta, rohkem liikumist, rohkem. Vaata, asi ei olegi võib-olla selles keharasvas, vaid sa ei ole lubanud endale mingisuguseid, noh, sa ei ole endale puhkust lubanud, ütleme nii. Võib-olla sul on, no ma näen, sul ongi palju tegemisi või need lapsed ja töö ja mees ja naine ja emad ja isad ja meil on alati ümber hästi palju inimesi. Ja meile tundub, et me peame kõige eest hoolt kandma ja sa saadki hakkama. Ma näen, et sa saad hakkama. Sa leiad nagu alati mingisuguse sellise kuidagi lõbusa oleku, sellise hea energia, aga ma näen, et noh, et selline tunne, et sul ei ole päevas isegi tund aega sellist rahulikku aega. Ja noh, ma näen, et siin sa ütled, et mul on toss vahepeal väljas, et õhtul lähed pikali ja ütled, mul on toss väljas, ma enam ei jõua. Siis tee nüüd sina, mõtle välja, mida sa saaksid iseenda jaoks teha. See noh, siin isegi mulle tuleb, et sa ütled, et mul ei ole aega isegi taevast tähti vaadata või noh, siuksed laused tulevad välja, nii et uuri välja, mis sa saaksid teha ja et see on see piirid ja piiride kehtestamine. Nii, Skorpion, mis sa ise siis meil siin? No nii, muidugi, Skorpion hakkab kohe siis tõmbama, spiraali tõmbama. Aga
jah, roosid ja silmapilgutused ja laiali laotatud lina. Võib-olla on siin sinul sellist armumist praegu siin olnud alles hiljaaegu või midagi uut on. Ma ei näe siin nagu lapse sündi otseselt, aga ma näen sellist hoolimist, armastust, selline tunne, et kas siis sulle on toodud roose lauale või oled sina see, kes kingib. Vaatate üksteisele silma ja nagu tunnetate üksteist, et see on no nii värske asi siin kohe, oi kui värske asi. Selliseid üksikuid samme aga no siis mis see müstiline šamaan ütleb, et täiesti õige, vaadakegi üksteisele silma, tehke praegu just selle Merkuuri ajal, tehke tausta uurimist, kes see inimene tegelikult on ja see ei tähenda mingisugust salapärast uurimist, vaid küsige, et mis on tema elu eesmärk, mis on tal praegu mõttes, kui ta soovib koos elada, missugused mõtted tal siis on, kas ta soovib lapsi, kas soovib maal elada, linnas elada ja tutvu kindlasti tema vanematega. Nii et siin on sellist detektiivitööd vaja Skorpionil teha. Järgmine on hambur. Ahaa. Hambur. Sellised kuskilt kaugusest keegi vaatavad kurjad silmad või? Kui sul on nüüd tegemist riigiasutusega, kui sul on tegemist mingisuguse tõe ja õiguse leidmisega või mingisuguse, siin on nagu sihukest otsustust, tugevat otsustust vaja. Jah. Aga siin on, kuidas ma ütlen, no kui sul on mingi probleem ja sa kirjutad lehe peale plussid ja miinused, siis need on täpselt ühepalju ja sa ei tea, kummale poole nüüd keerduda, nagu siin üks keer on. Sa ei tea, mida uskuda, mida teha, sellepärast et plussid ja miinused on ühtepalju. Siis Merkuur nüüd ütleb, et hakka otsast peale. Juure tasandilt hakka uuesti otsast peale, kui sul on riigiasutusega, pankadega, ma ei tea, mingi maavaidlus, no mingisugune vaidlus siin käib, siis no täpselt selline tunne, et mine sinna esimesse päeva tagasi, kui see asi juhtus ja hakka detektiivitööd tegema, et sa saaksid lõpuni minna nii, nagu sulle sobib. Jah. Edasi on kaljukits. Kaljukitsekene. Nii, ja. Jah, Merkuuri ajal, kui ta käib retrokraadselt, on valel lühikesed jalad, seda ma olen öelnud. Sinul on, kas nüüd keegi teine on sulle udujuttu ajanud või on sinul endal suu, siin võib olla teine ka, üks on nagu suu vett täis või teine on see, et sa ei julge rääkida või oled sa pada ajanud ja päris korralikult, kui keegi on sulle valetanud või rääkinud midagi sellist, ilustanud, ütleme siis niimoodi, siin ei ole nagu midagi katastroofilist, aga selline tunne, et aga mulle ei sobi see inimene või see olukord, kui mulle nagu peaaegu valetatakse, peaaegu ei ole ka õige sõna, kui tegelikult mulle valetatakse, ükskõik, mis on selle vale taga ja ükskõik, kui sina oled midagi ilustanud, siis tea, et Merkuuri retrograadsel ajal tuleb see välja, nii et tee detektiivitööd nüüd ise ja mõtle, kuidas sa saaksid selle asja ära lahendada, ükskõik, kui sina oled ise midagi öelnud ja vassinud või
meil on mõnikord väga piinlik olla mõne inimese vastas, seista, kui me teame, et ta tegelikult ajab lora juttu. Kuidas talle selgeks teha, et ma tean? Väikeste sammudega vaata, kuidas sa saad selle asja ära lahendada, aga tee seda siin novembrikuu jooksul. Veevalaja. Jälle tuleb selline raske energiaga kaart. Selline tunne, et müts on peas, et ei kuule hästi, suu on kinni, ei saa rääkida, silmad on kinni, ei näe hästi. Kui sul on mõni haigus, kui sa oled väsinud, puhka, mine arsti juurde, vaata, mis sa enda heaks teha saad. Siin võib see olla. Sul on tegelikult hästi tugev meeskond taga, kes sind saaksid toetada. Nii et kui sa lähed arsti juurde, siis mulle tundub, et sa saad sealt head nõu või ükskõik, sa saad abi. Sa ei pea minema, me võime minna ka naabrinaise juurde jutustama ja siis me saame ka abi. Mulle tundub, et ükskõik, mis see sinu probleem praegu on, siis rääkimisega tee suu lahti, räägi oma probleemist, oma murest, kuula, mis sulle ka pakutakse vastu, sest see võta siis ka see müts peast ära, et sul on hästi palju aitajaid ja kui sa ei usu, et siin maa peal keegi saab aidata, siis sul on isegi selja taga inglid või vaimud või kaitsemeeskond, keda sa iganes usud, siis praegu tee endale detektiivi tööd, pane kirja, mõtle, mis on see üks asi, mida sa enda juures, siin on ikka nagu tervis, mis sa selle tervise jaoks heaks saad teha. Kalad, väga huvitav, siin tuleb välja selline draakonilend. Kas on praegu elus ka selline hea periood ja võib-olla siin Merkuuri retrograadsel ajal saad sa välja tulla oma unistavast loomusest ja seal taeva all lennata. Selline tunne, et kui sa oled praegu midagi loomas või loonud, siis vaata retrograadsel ajal nagu ülevalt alla sellele asjale, mis sa oled loonud ja siis pane see käima. Ma näen, et siin on hästi palju head potentsiaali ja mida nagu ulmelisem see tundub, seda parem see on. Aga nagu retrograadne aeg ikka, tee kõigepealt detektiivi tööd. Ära palju räägi, mis plaan sul on või see ära palju näita. Selline tunne, et muidu keegi krabab ära selle hea mõtte, ole siis natukene tagasihoidlikum ja novembri lõpus siis aja tiivad laiali. Aitäh sulle kuulamast!